kelleks on siis Kea-Järvela sihtasutuse vaprale Vellavere Vitipalu, mulle valet segama niisugune www, seal alati esimene ja teine on juhatuse esimeest, et Kea siis räägib meile kokkuleppel natukene tuleviku visiooni ja kindlasti saate ka esitada küsimusi, aga momentis kella ei näe, aga ma arvan, et kell on vist 5 või 10 minutit läbi juba. Rohkem juba? 2 minutit. Ahah. Nii et kui sobib, siis kuskil 3:30 või sinna kanti koos küsimustega, aga palun Kea. Tere siis, mul on hea meel, et mul on avanenud selline võimalus tulla volikogu ees esineda ja pean tunnistama, et ma olen seda teinud üks kord kunagi ja päris palju aastaid tagasi, kindlasti mitte selle koosseisu ees. Ja lihtsalt mõte on selline, et siis anda väikest ülevaadet meie tegevustest ja ma olen pannud ka kõikidele volikogu liikmetele laua peale hästi lühikese kokkuvõtte, kuna aega ettekandeks oli suhteliselt vähe, siis üritasin selle teha sellise kompakse ja võib-olla lihtsalt anda volikogule natuke siis mõtteainet sellest, mida me siis teeme. Nii nagu meie sihtasutuse nimigi ütleb, siis meil on 3 piirkonda, kus meil on matarajad ja olen siis lühidalt ära toonud, et nagu oleks see hoomamine, et kui palju siis neid radasid on, et mida siis sihtasutus tegelikult hooldab. Et nagu te näete, siis Vohramäel on 10 kilomeetri rada, millest siis sõiderada on 3,5 ja rattarada 6,5. Nii et ja siis, kui nüüd minna edasi Vitipalule, on järgmine slaid, siis Vitipalus on meil siis kõige pikem matarada, mis siis algab siit, kus me täna oleme ja kulgeb siis 14,4 kilomeetrit ja jõuab siia täpselt samasse kohta tagasi. Aga Vitipalus on siis lisaks sellele pikale rajale ka mõned lühemad rajad ja päris pikk rattarada. Lisaks siis ma arvan, et kõik olete külastanud meie vaatetorni ja Nõiamaja. Siis kui minna nüüd Vellaveresse, siis Vellavere erineb natuke nendest 2 alast selle poolest, et nii Vapramäe kui Vitipalu asuvad suures osas riigimetsamaal ja eramaid on Vitipalus paar, Vapramäel ka paar, aga ülekaalus riigimets ja selle majandamine on nagu tegelikult natukene lihtsam kui Vellaveres, mis asub praktiliselt üleni eramaadel. Ja Vellaveres on siis meil 6-kilomeetrine rada ja siis lisaks ka jalgrattarajad 8 ja 13 kilomeetrit. Ja eraldi siis tervislike eluviiside matarada. Nüüd ja järgmine slaid siis näitab seda, et on siin kokku võetud siis need kilomeetrid, palju siis neid radasid on. Et kui võib tunduda, et neid on päris vähe, siis minu arvates on need pikkused päris suured, et neid radasid siis hooldada ja korras hoida. Siis järgmisele slaidile ma olen siis püüdnud välja võtta, meil on tehtud üks külastatavusuuring, mis siis tehti 2006. aastal ja seda teinud ise sihtasutus. Et see telliti just sellepärast, et saada siis teada nende kaitsealade koormustaluvus ja teha edaspidiseid plaane. Et küll usun ma täiesti kindlalt, et võrreldes 2006 aastaga ei ole kaitsealade ja nende puhkekohtade külastatavus vähenenud. Et kui neid arve võtta, siis nad peaksid olema kas sellised või siis võib-olla pigem suuremad kui väiksemad. Ja seal on siis ära toodud ka Ilva linna elanike külastatavusprotsentides siis 3 meie poolt hooldataval alal. Siis edasi on natukene tehtud väike kokkuvõte meie tegevustest
sest millega me siis tegeleme. Et lisaks siis meie õppeprogrammidele, mis siis on teine oluline suund meie tegevuseks lisaks matkaradade rajamisele ja hooldamisele ja rekonstrueerimisele, siis on meil terve rida üritusi, mis siis lähevad aasta läbi ja on suunatud tervele piirkonnale, mitte ainult Elva linna elanikele, vaid siis nii Nõo, Konguta, Palupere, Lõngu kui Elva kui ka ei aja kunagi ära, kui tuleb ka kaugemalt inimesi. Ja juba pikaks traditsiooniks on saanud meil siis õppepäevad nii esimese klasside lastele kui siis lasteaia vanematele rühmadele, nii et kui lasteaiad lõpetavad, siis üldiselt on siis kõik lapsed peaksid olema siis meie juures käinud ja samuti ka esimese klasside puhul. Pikaajaliseks traditsiooniks on meil saamas juba siis iga aasta alguses me teeme keskkonnahariduslikku õppepäeva õpetajatele, et anda siis teada, mis on meil uut tulemas ja mis siis, et oleks õpetajatel lihtsam valida õppeprogramme, mida siis me pakume. Siis järgmine slaid ütleb, et me teeme suviti lastelaagreid ja täna näiteks oli meil looduslaagri esimene päev ja just tund aega tagasi läksid lapsed siit bussi peale ja lastelaagris on kohti ei ole väga palju ja need kohad täituvad üsna kiiresti, et sel aastal on väga palju osalejaid Elvast, et ju meil on siin kõige mugavam käia. Lisaks siis 2 laagrit, mis on veel tulemas siis augustikuus. Lisaks nendele siis oleme siis püüdnud ka piirkonda tutvustada natuke kaugemale kui siin ümbruses ja selles mõttes on siis meil ikka aastaid juba Matkamend peredele bussis. Ja eesmärgiks on siis see, et inimesed tuleksid Elvasse, läksid siin söömas, kui paremini läheb, siis ka võib-olla ööbivad ja sellest matkamängust siis võtavad osa meie partnerid ja partnerid panevad sinna matkamängu ka auhindu. Siis teine matkamäng, kui siis peredele toimub matkamäng on siis nagu just suvisel perioodil, mil siis on nagu kõige suurem liikumine, siis matkamäng lastele on just vastupidi talvisel perioodil, et see on siis sel ajal, kui loodusse minek on kõige väiksem ja selle kaudu siis tahame just nimelt sellisel talvisel perioodil ka lapsi loodusesse saada. Lisaks teeme siis, oleme teinud 2 aastat järjest koos Elva matkakeskusega ja Elva linnavalitsusega matkahooaja avaüritust ja meie siis selles seltskonnas tegutseb siis 23 atesteeritud piirkonna välkäitajad. Oleme välja töötanud päris oma atesteerimise süsteemi piirkonnas, mis meie tegemise ajal oli suhteliselt unikaalne. Et meie käest on päris palju küsitud, et kuidas me oleme selle välja mõtlenud, aga see ongi nagu selleks, et hoida kvaliteeti ja mitte siis päris nii, et igaüks saab metsa minna, vaid aga natuke nagu vaeva nägema. Ja nüüd, kui me käisime eelmisel nädalal Elva koolis, siis oli hästi rõõm tõdeda, et Elva kooli loodusklassil on päris suured plaanid ka tegeleda piirkonna gidide õpetamisega ja päris selliselt, et nad teeks oma ühe matka sellest piirkonnast, mida nad valivad, nii et neil nagu Elva kooliga avanes päris niisugune tegelikult hästi meeldivalt töine vestlus ja me panime juba paika ka järgmise kohtumise aja augustikuus, 22. august.
et siis edasisi plaane teha, aidata koos teha õppeprogrammi ja vaadata, kuidas siis sihtasutus saaks neile kasulik olla. Siis, et olete kindlasti kõik kuulnud või siis infolehest lugenud, et meil on valmimas Vapramäele loodusmaja, mis siis lisaks sellele, et see maja lihtsalt valmis ehitatakse, sisustatakse ta ka kõigi vajaliku mööbliga, mis meie jaoks on nagu hästi oluline ka kõikide vahenditega, mis siis oleks nagu vajalikud selleks, et loodusõpet paremini anda ja just seda uurimuslikku poolt. Ja siinkohal ma tahaks nagu öelda, et selle maja valmimistähtaeg on 2012. aasta lõpp ja tegelikult me ei ole graafikust maas, me oleme täiesti graafikus ja see ehitamine on meelega valitudki selliselt, et ta ei oleks väga lühikesel ajal, et meil oleks lihtsam kanda projekti oma osalust, et selles mõttes. Ja kui maja saab valmis, siis on vaja panna mööbel ja ekspositsioon ja need võtavad panekud aega, nii et maja ehitusosa üleandmise tähtaeg on 31. juuli tellijale siis. Et ligi 6 aega veel, et natuke on seal teha ja mõned asjad nagu kõikide ehituste puhul, et vajavad täpsustamist ja ületegemist, aga kindlasti ei ole see ehitamine nagu olnud selline, mida me ei ole nagu hoomanud. Päris korralikult see nõupidamistel käinud ja sinna on terve aasta nagu läinud. Ja selles mõttes ma mõtlesin, et ikkagi oleks hea võimalus rääkida, et kui nagu kogu aeg tuuakse välja see, et kus see Vapramäe loodusmaja ehitamise otsus on üldse tulnud, siis on 10. novembri 2006. aasta otsus, kus siis nõukogu otsustas Vapramäe loodusmaja projekti arendamise, selle fondidest raha taotlemise ja selle otsuse poolt hääletasid absoluutselt kõik nõukogu liikmed ja sealhulgas ka Ilva linna esindaja. Ja sellest otsuselt tulenevalt siis sõlmiti 2007. aastal koostöökokkulepe, koostööleping osapooltega, mis siis arvestas juba selle maja ehitamist. Et siis ma natukene panin siia neid palju siis meil käib inimesi. Et siin on nüüd siis need külastajad, kes siis on tellinud kas siis õppeprogrammi või matka läbi WWW sihtasutuse. Et minu arvates, kui ma olen mujal esinenud, siis peetakse seda numbrit 5811 väga heaks. Et see ei tähenda, et meil käiks ainult nii palju inimesi, et ma arvan, et väga-väga palju käib nendel radadel ilma reklami või kiidita. Et see on nagu siis need, kes on meie käinud ja selles osas me peame väga tähtsat arvestust iga grupi kaupa, iga lasterühma kaupa, iga koolirühma kaupa, et täpselt mis kuupäeval, mis programmis, mitu last, mitu täiskasvanut, kes juhendas. Et selles mõttes on meil sellest aastast, mis seal on näha, 2007, väga täpsed tabelid, et kui keegi nagu soovib infot saada selle kohta laiali külastatavust, siis meil on väga lihtne neid välja võtta, et selles mõttes, et lihtsalt et ei tasu lasta seda oma lasteaedadel koolidel teha, et nädal aega seda tööd teha, meie võtame selle paari tunniga teeme kokkuvõtte ära. Et ma tean, et Ilva linna lasteaedadel koolid tegid seda kokkuvõtet, et meil kõik andmed olemas. Siis see tabel paistab, et ei tööta. Mis see järgmine näitab? Et selles tabelis, mida see arvatavasti meie programmid ei ühildu, siis ma lihtsalt ütlen, et siin on toodud siis ära
palju siis Elva koolid, lasteaiad, tegelikult on võrreldud Nõo vallaga, palju siis nemad on nagu programme võtnud. Elva linna puhul siis 2007. aastal on siis laste poolt võetud 22 programmi ja 2011. 39. Et kui nüüd võtta Nõo valda näiteks, siis need näitajad on kõik väiksemad. Teil on need materjalid, te saate nagu iseenesest seda tabelit vaadata. Ja kui nüüd võtta siis neid matkade arvu, mis siis külastatavus oli eelmises tabelis, siis ka nende matkade õppeprogrammide arv on 2006. aastal oli 124 ja 2011 on 275. Et need on ka nagu päris kenasti kasvanud. Et selle slaidi peal ma vast väga palju ei peatuks, et need andmed on teil kõik antud, siin on toodud meie siis 2010. ja 2011. aasta siis tulud ja siis palju on tulu ettevõtlusest olnud, palju siis on valdade osa olnud siis eurodes ja veel 2010. aastal eeltides. Siis seda samat tabelit ei ole, aga teil on materjalides olemas, et me üritasime siis arvutada välja, palju siis on elanike kohta rahastamine ühe elaniku kohta, siis arvestades elanike arvu. Siis näiteks Nõo vallas on ühe elaniku kohta 2,6 eurot, Kongutsas 3,3, Ilvas on 1,9 ja Paluperes 2,4. See on siis elanike arvust lähtudes. Siis ma loodan, et väga spetsiifilised küsimused tulevad teie poolt, kuid ma saan aru, et nagu praegu on arutluse all või suur diskussioon tekkinud sellest, et kas Elva linnal on VVV-d vaja või mitte, siis ma tahangi öelda, et sellest ei saa mitte keegi teie eest seda otsust teha, et seda peate ise oma sisemas sellele jõudma, et kas me oleme vajalikud või ei ole, et meie arvame, et meie teeme väga head tööd ja teeme ka Elva linna elanikega koostöös head tööd, Elva linna koolidega, lasteaedadega, et ise peame ennast suhteliselt edukateks. Nii et ja lihtsalt ma ei saanud nagu kuidagi üle minna sellest, et tegelikult mind väga puudutas Elva lehe artikkel, kas sihtasutus ei saa majandusloogika vastu, et kui sa oled seda sihtasutust vedanud algusest peale, alguses küll vallatöö kõrvalt ja nüüd siis, kui see töömaht on nii palju kasvanud, siis nagu täis jõuga, siis et minu arvates oleme oma raamatupidamist auditeerinud esimesest aastast alates, kui nõukogu jõudis otsusele ja tegi otsuse, et sel ajal ei pidanud sihtasutuse raamatupidamise auditeerima, siis meie oleme seda teinud. Meil on käinud piisavalt palju projektikontrolle, et nii KIK-ist kui Euroopa Liidu projektidest. Kõikide meie projektidega on jäädud rahule, praktiliselt ühtegi etteheidet ei ole tehtud. Ja seda, et arvata, et projektidest annab nagu raha kõrvale panna, et see on nagu hästi väär, et projektid on niivõrd üksikasjaliselt lahti kirjutatud ja praktiliselt sa ei saa teha midagi kui seda, mis on projektis kirjutatud. Ja meie aasta eelarve, mida siis ei ole nagu sel aastal vastu võetud kahjuks. Meil ei ole kunagi olnud nii detailset eelarvet, mida me siis just Elva linna nõukogu liikme ettepanekuna kirjutasime lahti.
nii palju, kui siis pidasime nagu õigeks ja praktiliselt mina ei saanud artiklist aru, milliseid arvamusi ei ole võtnud arvesse. Siis siiamaani on meil nõukogu olnud väga hea koostöö ja sihtasutuse juhtkond on väga usaldatud, et selles mõttes oli mul väga raske seda artiklit lugeda, kuigi ma saan aru, et peaks nagu olema suhteliselt juba vastupidav sellele. Aga ma tahaksingi lõppsõnaks öelda, et mul on hea meel, et mul oli võimalus täna teie ees olla. Mul on hea meel, kui te võib-olla natukenegi mõtlesite minuga kaasa ja tõepoolest soovime me teile kõige ilusamat suve ja loodame, et väike tuleb välja, ilmad ennast soojaks, nii et saab ka mõnusalt puhkust veeta ja meie tõesti ei taha mitte kellegi raha ära võtta. Me lihtsalt tahame ise teha head tööd. Aitäh!